Ma mäletan seda, kui ma olin Allika koguduses pastoriks, siis me ei olnud siin. Me mõtlesime siia tulemisest, aga postid olid ees. Aga siis mulle meenutati ikka seda, kuidas Osvald Tärgi piiblitunnis oli kirik puu püsti täis ja mitte Allika koguduse või pisikaruum, vaid terve olemiste. Kuidas üks noor pastor peab ennast tundma pärast sellist julgustust? Hästi, kõrgesti motiveeritud, suured sihid seatud. Aga ma püüan vähemalt olla julgustav. Võib-olla üks asi, mille mina olen oma elus päris palju nagu rinda pistnud ja mida mul on ka öeldud tagasiside, on see, et selles mõttes nagu selliseid nägemusi esile tuua ja seda, millele Jumal nagu südame pannud põlema, see ei ole olnud väga raske. Et see on olnud isegi suhteliselt lihtne. Et Jumal on suutnud mind süüdata päris mitmel korral ja selliseid uusi asju nagu ilmutada. Aga minu jaoks on olnud raske nende sammude lahti mõtestamine, kuidas liikuda sinna. Kuidas liikuda, mida teha järgmisel hetkel sellist, et me jõuaksime lähemale sellele, mida Jumal on näidanud. Et kui Meelis tuletas meelde, tegelikult Terah alustas ju minekut ja poole tee pealt võtab Abraham üle selle, kuhu isa oli juba läinud. Me oleme kõik selles olukorras. Aga mis on need järgmised sammud? Ja meie venna Joosep Tammo julgustusel loen praegu Donald Rumsfeldi reegleid ja üks, mida tema ütleb, Ameerika tipp-poliitik olnud kaua aega, ta ütleb, et saate seda, mida kontrollite, mitte seda, mida ootate. Osaliselt olen nõus sellega. Et sellest mõttes, ma arvan, me pastoritena ja me kogudustes väga sageli, meil on nagu mingi ootus sees. Aga me ei suuda sõnastada ka oma inimeste jaoks. Aga mida teha, et see ootus võiks realiseeruda? Mida teha? Ja me Sven Joonataniga jagame pisut seda, mida tegelikult Jumal on ühest südanud sees. Ja konverentsil me rääkisime sellest, et see visioon ei ole mitte see, et meie teame, ma olen Meelisega 100% nõus, vaid see, millele Jumal on nagu südame põlema pannud, mida ta on nagu esile toonud, et me tahame olla ise ja liiduma Jeesust järgi, inimesi armastab, Jumala väes ja sõnas kasvav liikumine. See on rohkem see, kes me oleme, kui see, kuhu me peame jõudma. Aga me jõuame sinna selle läbi, et me oleme Jeesuse jüngrid, Jeesuse järgi. Ma korraks hästi kiiresti, kui 2017 konverentsil me meie arengukava kinnitasime, 17-23, siis seal alguses oli küsimus, kus me oleme. Ja vastus oli 2017, meie liidus on 85 kogudust, 6483 liikmega, 2017, 85 kogudust, 6583, jah, 6483, 6483 liiget. Me hiljaaegu olime konverentsil ja nendest numbritest rääkisime 2020. aasta alguses, 2020. Meil oli kui palju kogudusi? 85 kogudust ja liikmeid oli 6493. Kasvas
27 kogudust, 115 võrra. Vähenes 35 kogudust, 141 võrra. Kasvas 27, vähenes 35. Ja ristimisi 4 aasta jooksul ei ole olnud 22 koguduses. 4 aasta jooksul ristib üks inimene 8 koguduses. Ma usun, et te olete juba juhustatud saanud. Aga tegelikult küsimus on selles, et aga Jumal, mis on meie käes, et see dünaamika võiks muutuda. Sellepärast, et üks, mida me peame endale kogu aeg meenutama, on see, et Jumal ei taha, et mitte ükski inimene lootuseta siit ilmast lahkuks. Ja ma loomulikult, et elaks, et ilma lootuseta ta ei elaks, aga et siis ei ole enam midagi teha, kui ta ilma lootuseta lahkub. Et see tähendab, et iga inimene vajab lootuse sõnumit. Seda usku, elavasse Jumalasse, kelle käes on nii siinne kui tulema. Nii et see on see, kus me oleme ja kuidas see ootus, et me oleksime kasvav liikumine, see tähendab kasvada nende inimeste arvu, kes on võidetud lootusele. Ja Donald Rumsfeld, ta räägib seal sellest, kuidas 2000, pärast seda, kui oli toimunud 11. septembri sündmused 2003, siis nad alustasid terrorismivastase sõja Ameerikas ja nad seadsid endale eesmärgid. Ja siis ta ühel hetkel ütleb, et küsib niimoodi, olles ise siis Kaitseministeeriumis tippjuht, kuidas me võime hinnata, kas me oleme lähemale oma eesmärgile jõudnud või mitte. Ta ütleb, et me kõik tahtsime kogu maailma moslemite südame ja mõistuse enda poole võita. Me tahtsime kogu maailma moslemite ja mõistuse ja südame enda poole võita. Aga kuidas seda teha? Ja ta ütleb, et see on väljakutse, oli väljakutse, millele lääs pidi tookord vastu astuma. Me tahame, et kõik inimesed päästetud saaks. Aga kuidas seda teha? Me oleme harjunud jumalateenistusi tegema. Aga mitte. Ja me näeme, et tegelikult meie kogudusi on ikka 85, lihtsalt mõned surevad ära ja mõned tulevad juurde. Liikmete arv on ikka see sama. Mõned surevad ära ja mõned tulevad juurde. Aga uusi alasid selle statistikaga on vähe võidetud. On võidetud. Sest mitmed uued kogudused on tegelikult uutel aladel. Ja sellepärast, ka kui me tegelikult mõtlesime, ma mäletan ühte jalutuskäiku, kus ma rääkisin kellegagi oma lähedase inimesega ja me arutasime, see oli 4 aastat tagasi enne valimisi, et kuidas üldse nagu sõnastada seda, mis Jumal oli sisse pannud. Et tegelikult Meelis nimetas ka juba seda, et nad olid Jeesusega olnud. Et need, kes olid Jeesusega olnud, see on ainuke meie nagu inspiratsiooni allikas, et temast me ammutame selle nägemuse, selle igatsuse, aga ka selle strateegia. Jeesus kutsub ennast järgima ja ütleb, et te peate saama minu jüngriteks ja kandma vilja. Ja selles mõttes Jeesuse jüngerlus ei ole meie strateegia, see on Jeesuse strateegia. Ja nii nagu ma konverentsil ütlesin, Erki Tamm ei ole ühe teema mees, ta on 2 teema mees.
me peame Jeesuse jüngriks saama ja me seda nagu oleme viimased 4 aastat ja mul on hea meel, et see kuidagi mingil viisil nagu kasvab ja areneb meie mõtlemise viisis ja olemise viisis. Et kes me oleme? Me oleme Jeesuse järgijad, me oleme Jeesuse jüngrid. Aga sellest üksnes ei piisa. Jeesus ütles, et tehke jüngriteks inimesi kõigi rahvaste hulgast. Ja see on next step, see on järgmine samm. Esimene, et meie identiteet on olla Jeesuse jüngrid ja teine on see teha jüngreid, kellele? Mitte enda, vaid Jeesust järgima, kutsuda teda järgima. Ja see, kellest me oleme vaimustatud, millest me oleme vaimustatud, selle juurde me ise kutsume. Seda me täna hommikul oleme juba aru saanud ja ma usun, et seda saadakse aru ka, kui meie seda oleme. Nii et ja teate, üks asi, kui ma tagasi mõelnud 80ndate lõpu, 90ndate algus ärkamisel, ma olen paljud osa sellest. Kas me kirikutesse, meil tuli massiliselt uusi inimesi, massiliselt. Mõtlen, Ridalas oli selline 40-liikmeline noortekoor, kellega me käisime Kohilas laulmas ja Kohila omad ahetasid, kui me ei mahtunud Kohila lavale ära. Meil olid kõik pillid. Ja tegelikult ma usun, et paljud meist oleme mõelnud, mis 80ndate lõpus, 90ndate alguses tegelikult nagu ka, mida me mööda panime just selles strateegias. Ma olin Ridala noorte juht sellel ajal. Ja teate, ma ei olnud kuulnud midagi jüngerdamisest. Ma olin kuulnud jumalateenistuste tegemisest, ma olin kuulnud noorte õhtute korraldamisest, aga mitte jüngerdamisest. Sellest, et ma võtan 2-3 inimest enda ümber regulaarselt, iga nädalaselt. Ma kohtun nendega, ma räägin nendega, ma õpetan, me jagame elu, me sööme koos. Nüüdseks ma olen joodikutega seda teinud, ma olen teinud seda viimasel ajal Ülemistes, et ma olen õppinud seda. Aga see on midagi, mida saab mõõta, mida meie saame teha. Luua inimestele keskkonna, kus me õpime seda, mida Jeesus tegi, või kes Jeesus oli, mida Jeesus tegi ja kus me seda katsetame, et teha seda. Ja võib-olla siia selle koha peale ma momendi tõmban piiri, et on nii, teeme väikese, et kuidas teie olete ise ja kuidas te oma koguduses olete nagu haakunud või mil viisil ka haakunud selle jüngriks olemise identiteediga. Ja kuivõrd see on saanud osaks sellisest teie olemisviisist, teie koguduse olemisviisist, töö lahti mõtestamisest. Võtame 5 minutit ka nendes samades, seal samas, kus te olete, tehke taas grupid ja arutame kord. Mida anda tagasidena, kuidas teie olete ise või oma kogudusega haakinud sellesse või kas see, mida me oleme liiduna ka sõnastanud, öelnud, teinud, kas see on kusagil elama läinud, kas see on toonud midagi esile, kas see on teid kusagil julgustanud, aidanud edasi? Keegi, kas vabalt? Ja teine küsimus, kuidas läheb evangeeliumi juhatuse liikmed, et nende peale oleks alati nagu aktiivne teema. See on hästi ebamugavasti, et alati muudest asjadest tegelikult rääkida. Te nagu hoiate seda värskes. Jah, kas keegi veel tahab midagi esile tuua nendest vestlustest, mis teil oli? Mardi küsimus tehmast ära juba. Toomas on asunud. Keegi veel
saab anda tagasi. Kasutame mikrofoni. Jah, sest meil on vaatajad mujalt ka, vabandust. Tervitused teile ka, kus te vaatate. Aga mina olen siin ees muidugi selleks, et edasi julgustada teid suurepäraste numbritega. Võimestada. Üks asi, millest me oleme rääkinud ka ja osad teist ilmselt on kuulnud seda, aga mida vaatasime oli, kui me läksime umbes aasta tagasi vist, kui me käisime Rootsis oma partneritel külas ühte projekti lõpetamas, nad on olnud meie kõrval 11 aastat. Ja vaatasime tagasi, et mis on selle aja sees muutunud liidus. Ja paljud asjad, mille eest nemad olid osa olnud, mis oli rõõmustav, kuhu nad olid kusagil andnud raha ja tollel hetkel ei olnud üldse kindel, et sellest midagi tuleb, kõiki nende asjadega oli midagi toimunud. Aga üks asi, mida me avastasime, oli see, et 10 aastat tagasi meie liit, ma võtan selle käsi. 10 aastat tagasi meie liit oli 6000 liikme peal. Ja tänaseks on ta jõudnud selle 6500 peale põhimõtteliselt. Me oleme kasvanud 500 võrra tegelikult. Ei saa öelda, et midagi ei ole juhtunud. Ja kui me vaatasime siis siia sisse, mis selle kasvu tegelikult tõi, mis tõi selle muutuse, siis selle taga oli 2 asja. Olid uued rajatud kogudused ja noored ristitavad. Kui me võtaksime nemad sellest statistikast välja, siis me oleksime kas stabiilsed või tasahaaval kahaneksime. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et me vaatame nende numbrite taha, et me mõtleme tegelikult ka, kus seda muutus tuleb ja mis seda toob esile ja kuidas me üheskoos selle sees oleme. Need, kes PF festivalil mind kuulasid, need teavad, mis siit nüüd edasi tuleb. Need, kes ei kuulanud, siis nüüd te saate äfteka. Ma olen natukene ka mänginud numbritega ja uurinud ja mõelnud selle peale. Ja see on midagi, mis on pannud mind mõtestama seda, mida me täna kogudustena ka mõnes mõttes oleme kutsutud tegema, kus me oleme. Ja ma tahan siia joonistada mõned numbrid juurde. Praegu just pannakse kokku Eesti noorsootöö uut riiklikku arengukava. Ja selle tulemus on meil teada kõige värskemad arvud, meil on täna Eestis vanuses 7–27 276 000 inimest. See on 2,5 Tartut umbes. 276 000 inimest. Selle arvu huvitav osa on see, et nii madal ei ole kunagi olnud rahvastikus iseseisvuse ajal noorte osakaal, see on umbes 21% ja nad prognoosivad, et see langeb veel järgneva 10 aasta jooksul. Noorte osakaal rahvastikust langeb. Sellesse me ei süvene, mida see tähendab meile, aga see on lihtsalt üks taustteadmine siia juurde. Nüüd, nendest 276 000 noorest Eesti Kirikute Nõukogu, Noortetöö Nõukogu andmete kaudu aastal 2018 oli kogudusega seotud, kristliku kogudusega ja see arv võib natukene varieeruda, seda ei ole nii lihtne paika panna 2200. 276 000-st 2200 kõigi Eesti kristlike kirikute peale. Mitte meie liidu, kõigi Eesti kristlike kirikute peale. Meie liiduga neist umbes on 1200. Nüüd võiks endale õlale patsutada, et me oleme ju heas kohas. Aga tegelikult see hoopis räägib veel suuremast vastutusest. Kui rohkem kui pooled neist on meie kogudustega seotud, siis tegelikult me kanname väga olulist rolli. Ma vist teile lükkasin selle ette. Me ei teagi, kuhu seda panna, panen siia kõrvale selle. Nüüd, et natukene veel avada seda numbrit, siis see 2200 ei tähenda, et need on need tublid, jüngerdavad kristlasnoored. Kui me vaatame selle statistika sisse, siis see statistika, mis kogudustelt tuleb, on aasta parim noortekas, mis tähendab seda, et see 2200 on 2200 noort, kes on mingil kujul seotud aasta jooksul, võib-olla mõni neist ainult ühe korra kogudusega. Ja see on väga julgustav,
eks ole? Et siia numbreid veel natuke juurde anda, siis mul see ei sobi siia üldse. Siis ühe uuringu kohaselt, EKN-i uuringu kohaselt, ja hea, et on EKN-i uuringuid, kuigi ma väga loodan, et see veaprotsent on siin suurem. Nendest 2200-st 150 loeb igapäevaselt piiblit ja palvetab. 2200-st 150. Et seda piltlikult ette kujutada, see tähendab seda, et kui meil on 1000 noort kusagil koos ja üks keskmine Tallinna kool täna on 1000 noorega, siis kõigi nende 1000 noore kohta 8 noort on kuidagi aasta jooksul seotud kogudusega. Vanuses 7–27. 1000 kohta 8. Seda ei ole väga palju. See mõju on tegelikult kaduv väike. Aga miks ma seda räägin? Ei ole tegelikult sellepärast, et panna meid tundma, et me oleme juba niikuinii eos kõik kaotanud. No, sest vaadates siia ja mõeldes sellele, siis see tundub võimatu. Ma ei tea, kuidas sinuga, aga see tundub võimatu, et siin midagi võiks nagu äkiliselt muutuda või ümber pöörduda. Aga sõbrad, see, mida me just kuulsime meie piiblitunnis, on julgustav. See 120-ga sai alguse see, mille pärast meie täna siin oleme. 120-ga tegelikult. Ja siis see kasvas, seal oli mõned suured imed ka sees, kuigi tuleb meeles pidada, et nad paisutati kõik laiali, nad ei jäänud 10 000-kesi kokku, vaid nad olid ära jagatud, see 6500 on ära jagatud terve Eestimaa peale, see 2200 on ära jagatud terve Eestimaa peale tegelikult. Ja veel enam, kui mõelda kogu selle ajalise tausta peale, siis see räägib midagi väga olulist. See, kuidas see väike, 120 sealt edasi, tegelikult elas selle ühiskonna keskel. Kuidas nad linnast linna läksid, nad lihtsalt elasid oma elu, aga kus iganes nad läksid, nad andsid tunnistust. Üks grupp, minu jaoks on viimasel olnud kõnekas apostlite kui esimene peatükk, kus jüngrid tulevad ja küsivad, kas nüüd Jeesus sa taastad Iisraeli riigi. Ja Jeesus ütleb, see ei ole üldse teie osa. Teie ärge muretsege selle pärast, vaid teie saate väepühalt vaimult ja peate olema minu tunnistajad. Jeruusalemmas, Juudamaal, Samaariamaal ja kogu ilmamaa äärteni. Ja ma kujutan ette, et jüngritele tundus see, et Jeesus ütleb mingist ilmamaa äärtest, olles ise mitte käinud Iisraelist väljas, üks väga ilus vaatuslik mõte, aga mitte midagi reaalselt ilmselt kõige selle taga. Nüüd 300 aastat hiljem sellest 120 väiksest sektist kusagil Jeruusalemmas oli kasvanud nii suur liikumine, et Rooma impeeriumis ligikaudu kuni 15% elanikkonnast olid kristlased. Miks ma viskan neid numbreid täna siia ette? On sellepärast, et teate, mina ei tea, mida peab tegema. Mina ei suuda seda teha. Ja teda aus on öelda, et meie ka ei suuda tegelikult seda teha. Aga ma ei taha leppida ka sellega. Ja see teeb haiget tegelikult, vaadata isegi endale numbritele otsa, mõelda mingite asjade peale, planeerida mingeid asju, see on omamoodi valu kõige selle sees. Aga ma tahan uskuda seda, et see, mida Jeesus räägib imetillukesest, sinepiivakesest 2 korral, ta ütleb ühe korra, et see on kõige väiksem ja sellest saab kõige suurem ja siis ta ütleb, et kui teil on usku nii palju kui sinepiivakene, siis te võite mägesid teisele liigutada. Et selles, kus midagi on väga vähe, ei tähenda, et potentsiaal on kaduma läinud. Selles tähendab, et seal on väga suured võimalused, et Jumal võiks tegelikult liikuda. Ja ma arvan, et see, mida me hommikul kuulnud ja mida on Erki jaganud, on nii oluline perspektiiv kõige selle sees. Meie seda ei tee, aga Jumala vaim meie kaudu. Ja selle kaudu, kuidas me elame seda ellu, mida me oleme rääkinud liiduna, mida me unistanud, mida me üheskoos mõtestame, sellel on väga suur väärtus. Ja mitte ainult sellele, mis me täna teeme, vaid tegelikult see on järgmised põlvkonnad. See, kuhu meie lugu edasi läheb, on väga tugevalt seotud nende arvudega. Einike vaatab kella, ma pean ka vaatama selle peale kella. Aeg läheb kiiresti. Siin on palju asju, mida võiks rääkida. Aga mida ma usun, on see, et kui me teeme jüngreid, siis selle üks naturaalne tulem. Eile me istusime koos koguduste rajamise ümarlauaga, kus on erinevate konfessioonide koguduste rajamise mõttekoda.
mida me seal ütlesime, see oli, kui me rajame jüngreid, siis selle loomulik produkt on see, et tekivad uued kogudused. Või tähendab, kui me teeme jüngreid, siis loomulik produkt on see, et me rajame kogudusi. Ma arvan, et need, kes on koguduse rajamisega kokku puutunud, ütlevad jah selle peale, et mitte programm ega üritusi tee seda, vaid koguduse rajamine tuleb sellest, kui me hakkame seda ellu elama. Ja sellepärast see on nii kriitiline, mida me siit koos edasi teeme ja kuidas see koguduse rajamise pilt on osa tegelikult meie toimimise pildist. Ehk siis küsimus on, kus saab Jumala vaim anda seda nägemust meie koguduse keskel? Meile endile, meie liikmetele, meie noortele, meie juhtidele, nägemusi sellest, et see koht võiks muutuda. Kus saab Jumala vaim lisada meie keskel inimesi? See, millest me oleme juba täna hommikul rääkinud. Ja teate, me oleme ka üheskoos mõtlemas seda. Meil ei ole ka liiduna valmis vastuseid selle sees. See on mingi reaalsus, millele me peame lihtsalt otsa vaatama ja ütlema, et see on, aga sellega peaks nüüd tegelema. Ja mul on nii kahju, et meil on nii vähe aega, aga kohvipaus õnneks tuleb peale. Ja kohvipaus ei vähenda, seal ei hõika keegi, et nüüd võtke 4 gruppidesse, vaid seal võib ise seda teha. Ja võib küsida seda küsimust, mida me peaksime kogudustena täna teistmoodi tegema? Kui me tahame näha muutust ja üks nägemus, mille me oleme andnud PP festivalil oli see, kui me järgmise paari aasta jooksul suudaksime kasvatada seda 8-16 peale, poole võrra suuremaks. Ei pea tegema mingit ilmatuma suurt hüpet. Aga kui see kasvaks poole võrra suuremaks, see arv, siis me usume, et selle oleks juba piisavalt kaalu, et siit midagi edasi liigutada. Mul on väga isiklik mõõde selle koguduse rajamisega, sest minu teismaastad möödusid 13-16, ma kolisin ära Hiiumaalt, Hiiumaa koguduse täis, ma kolisin Tallinna äärelinna, kus ei ole kogudust. Terve vald, kus on ainult üks Luteri kirik. Seal ei ole ühtegi meie liidu kogudust. Vaatasin täna järele, kui mina sinna kolisin, elas seal veel vähem inimesi. Täna elab seal üle 15 000 inimese. See on rohkem kui Rakvere linnas. Harku vald, seal ei ole ühtegi meie liidu kogudust. Ja mina noore poisina, kes tuli isegi kristlikust taustast, teate, see oli nii raske, kui sul ei ole kogudust, kelle keskel olla, kui sul ei ole võimestajaid ümber ringi. Ja mu küsimus on, kuidas me võiksime elada kogudustena selliselt, et me võimestame mitte ainult seda, kus me täna oleme, vaid neid mingis mõttes uusi alasid, mida Erki ka juba mainis, kus on hädasti vaja, et oleks inimesi selles kogukonnas. Mitte hooneid, mitte jumalateenistusi tingimata, aga inimesi, kes palvetavad oma naabrite eest, kes märkavad neid, kes kuulutavad, kes annavad tunnistust. Eriti nendes kogukondades, kus täna isegi visuaalselt ei ole kirikuid püsti, sellepärast on ehitatud sellel ajal, kui kirikuid ehitatud sinna kogukonda sisse. Need on mõned küsimused, mis ma viskan õhku. Ma tahaks, et meil oleks rohkem aega, aga ma väga-väga innustan teid. Võtke selle kohvipausi sees aega, küsige, arutage, mõelge selle peale, mida saame meie teha kogudusena selleks, et olla selles pildis kaasas. Ja üks väike reklaamipaus siia juurde, mida me oleme omalt poolt liiduna pakkumas, mida me püüame teha, millega me tahame võimestada seda 2200. Me alustame 6 aja pärast PP missioonikooliga, mille eesmärk on tegelikult üheskoos õppida, kuidas elada jüngrina, Jeesuse jüngrina ja elada selliselt, et ma õpetan teisi ka saama samasuguseks. Ja kuidas omanda sellist väikegrupi juhtimist, me teeme missioonikooli, mille eesmärk on see, et nad lähevad teevad seda praktikat oma kogudustes ja kogukondades. See on üks võimalus, mille on lihtsalt välja pakkunud, et neile, kes on saanud kuidagi innustatud ja sütitatud, oleks mingi järgmine samm, millest nad saavad osa olla. Võib-olla teie koguduste keskel on neid noori, keda on vaja võimestada, keda on vaja julgustada, keda on vaja läkitada, olemaks osa sellest. Kui sa tahad rohkem selle kohta lugeda, siis PP Festivali koduleheküljel all ääres on PP missioonikool, vajuta sinna peale, leiad kogu informatsiooni selle kohta. Aga siin tõmban mina otsa kokku, ma näen, Erki on juba valmis üle võtma. Ma lihtsalt jätkan selle samaga, mida me Sven Jonataniga oleme teinud ja rääkinud ka, et kui aasta konverentsil ma näitasin ühte teist pilti ja seda, kus mina olen seal ees ja selja taga on Hiiumaa vanad vennad, siis Jumal nagu väga tugevalt rääkis mu vastu selle pildi kaudu ja ütles, et ühest küljest võiks hakata nüüd halama, et seljatagune on kadunud. Jumala vaim ütleb, et sina oledki nüüd seljatagune.
nendele. Ja teate, mida ma kõige rohkem ootan, kui noored räägivad, kui Sven Joonatan räägib? Teate, mida ma ootan? Ja see on lakmuspaber, kas mina olen jüngerdaja või ei ole. Ma ootan, kas ta oma kõnes räägib, et mina olen olnud tähtis tema elu jaoks. Ja kui ta ei ütle seda, siis ma ei ütle, et ma võtan ta letti. Vaid ma olen midagi tegemata jätnud. Milleks mul oli aeg, milleks mul oli võimalus. Et kui noored ei räägi, et see, et ma täna olen siin, sellepärast, et see mees võttis mind kaasa, kui olid töötegijate päevad. Natukene oli igav kohati, et enamus olid vanemad vennad või mitte vanemad õed. Aga ei, ma nägin seal selliseid inimesi, ma kuulsin seal ja ma sain süüdatud sellest tulest, sellest igatsusest, et tegelikult meil on, ja kui Sven Joonatan rääkis nendest uutest aladest, siis te teate, et ma maadlen selle Ülemiste asjaga ikka totaalselt. Et Ülemiste ise on glamuuritar tema ise. Aga see, et seal nagu jõuda inimeste südameteni, see tundub selline müür. Aga mina olen mõistnud ja me oleme öelnud seal välja nii, 20 aasta pärast on Ülemistel tugev Jeesuse järgijate kogudus. Ja meie laome täna esimesi kivisid. Me paneme esimesi kivisid paika. Iga kogunemine, iga vestlus Ülemistes, iga palve Ülemiste pärast on uute kivide panemine, et 20 aasta pärast seal on tugev Jeesuse järgijate kogudus. Ja teate, mida ma kuulen? Viimane kord meil oli EKN-i väljasõiduistung seal. Kõik need vennad olid kohal, ja ma kuulen, me liikusime maja peal, see Dvigateli söögimaja peal, ma kuulen seal mingid mehed lähevad, mis need kirikumehed täna siin kõik teevad? Meil on siin üks kristlik kogudus. Nad mõtlesid meid, nad olid juba meid märganud ja et meil nii palju vaimulikke on, et nad ei osanud arvatagi, et mida see kõik võiks tähendada, eks ole. Milline häda. Aga siis sellest vestlusest pärast Andrus ütleb mulle, et kuule, ma kutsusin 2 oma venda ka niimoodi selle EKN-i alguse juurde, et alguspalve juurde, et näha kõiki neid suuri vaimulike isasid ja ta ütleb, kuule, Andres Põder ütles midagi väga huvitavat mulle. Et Andres Põder ütles, et muidu te nende inimesteni ei jõua, kui te ei ole, virtuaalkirik ei ole. Okei, seda ütles Andres Põder. Väga hea. Ja siis ta ütleb, et tead, kui Andreas Väljamäe, kes on üks projekti juhtidest seal, ta on Väljamäe, ja unistas seal, näitas, kuidas areneb Ülemiste, siis seesama Andrus ütleb mulle, kuule, ma mõni päev hiljem, ma veel sulle ei ütle, aga mul on üks mõte, et anna selle Andrease kontaktid. Ma andsin kontaktid, ta natukese aja pärast, meil on iganädalane selline jüngerlik tund ja siis Andrus ütleb, zoomitame ja Andrus ütleb, kuule tead, et seal Andreas näitas neid pilte ja mul on väga selge, selle koha peale peab see virtuaalkirik ka kuidagi füüsiliselt kohale tulema. Ma küsisin tema käest, kas sellesse majja või annad mulle praegu tühjad krundid, mida te veel olete valmis välja andma, et ma natukene mõtlen selle peale. Jüngrid ehitavad juba kirikuid. Uskumatu. See võib meid vahel nagu isadena öelda, et asi hakkab käest ära minema. Ja selles kogu mõte ongi, et mitte meie ei hoia oma käes asju, vaid me anname käest ära. Neid noori ei ole tarvis selleks, et meie Jumala teenistusi sisustada noorte tunnistustega,
ja noorte lauluga, see ei ole point. Vaid point on see, et nemad lähevad sinna, kus meid ei lasta. Kooli täna vanu inimesi ei lasta. Ukse peal on sildid, et leppige sekretäriga kokku, kui tahate kooli minna. Ei, füüsiliselt päris, see on koroona pärast. Aga lapsed käivad iga päev. Neid ei ole palju, aga nad käivad. Ja kui neid on jüngerdatud, siis nemad pääsevad sinna, kuhu meile on pandud füüsiliselt uksed kinni. Nii et see on eesmärk. Mis nüüd saab? Oled ikka tähtis mulle, Erki. Ära tuli! Nüüd me saame võtta selle, ma usun, väga hea ja sisuka hommikupooliku tegelikult. Ja ma tõesti innustan teid, et ärge laske ainult kohvil ja koogil oma mõtted mujale viia, vaid haarake mõni inimene ja vestelge, arutage, mõelge üheskoos. Võib-olla järgmise sessiooni alguses saame küsida, kas teil tuli mõni hea mõte, mida me saaksime üheskoos ka võtta ja kuidagi edasi tegutseda sellega, aga nüüd ma annan Eenikesele üle.